Võistlejad said projekti raames rumbat ja džaivi õppida vaid 1,5 tundi. Klassiõhtul tuli aga samade koolide õpilastest žürii ees oma oskusi näidata. Tantsuvõistlus oli siiski pigem suhtlemistõkete eemaldamiseks. Kas selline tantsuõhtu vormis klassiõhtu on üldse praegu koolis populaarne või menukas? No, ma arvan, et just noorte seas väga populaarne ei ole, aga mõndades koolides võib ikka olla. Aga selle võiks täiesti populaarseks teha. Mulle meeldis, et kõik on nii avatud ja tore, et täna tantsisime. Mulle väga meeldis. Mis tänasel klassiõhtul kõige rohkem meeldinud on? Tantsida ikka. Üldiselt kõigiga. Saab nii vabalt ja toredalt teistega tantsida. Sündmust tervitanud Riigikogu liige Oudekki Loone jaoks on tants olnud heaks vahendiks inimeste tundmaõppimisel. Sellised tantsuüritused ja tantsuõpped on pedagoogiliselt väga-väga olulised ja kõige olulisemad on nad mitmerahvuselises keskkonnas. Sest see on suhtlemine, aga ta ei ole nii keelepõhine suhtlemine. Ja see võimaldab meil ka meie oma ühiskonda väga palju sidusamaks teha, kui me juba noorest saadik õpime koos lihtsalt ennast väljendama. Sellisel omapärasel lõimumisprojektil on üsna mitu head külge. Esiteks paneb noored liikuma, avab nad suhtlemiseks ja aitab teineteist paremini mõista. Lapsed saavad üksteisega tuttavaks läbi kehakeele, see on esimene etapp. Ja kuna kõik on üles ehitatud võistluse vormis, kõigil on kinnitatud numbrid, meil on kohtunikkond ja hinnatakse 6 kõige paremat last ja kõik need saavad auhinnad, siis pärast auhindamist tuleb vestlusvoor. Vestlusvoor, kus kõik tantsinud võistlejad saavad üksteisega tuttavaks läbi kõne, läbi vestluse. Projekti toetas Tallinna linnavalitsus Kodurahu programmi raames.